vahel juhtub nii, et kukud oma teelt kõrvale, justkui tiivad väsiksid ära. Või on tuul sind puuokstesse rebinud või vihm ja pakane liiga teinud. Sa tunned, nagu oleksid kaotanud kõik, mis oli oluline. Ja sa ei saa enam lennata, sest see, mis sind õhuvoolus oli terve elu kandnud, need tiivad, mis olid sinu tugisammas, on rebenenud lõplikult. Sa oled elu jaoks muutunud justkui nähtamatuks varjuks ja sinu appihüüdeid pole kosta. Su hääl on nõrk ja silmad ei seleta enam nii teraselt. Ja sel hetkel mõtledki vaid, kas tõusta võideldes elu eest või alistuda lõplikult ja lasta kõigel minna. Kuniks saabub vaikus ja rahu. Kui kogu maailm jääb tasa, et sa kuuleksid ise, kas hingad veel või enam mitte. Ja just sel hetkel hakkab su silm jälle seletama ja kuuled peale pikka vaikust õrna hingetõmmet. Ja just sel hetkel mõistad, et sind toodi siia hetke tagasi, et leiaksid oma tiibade riismed ja õmbleksid nad jälle armastuse ja hoolivusega kokku tagasi. Sest vaata, nüüd on aeg avada esimest korda oma kokkulapitud tiivad ja proovida lennata. Lennata uuesti ja lennata kusagile, kus võid ka maanduda. Maanduda ja püsida seal nii kaua, kui on vaja. Kuniks oled valmis lendama jälle ja veel kõrgemalt kui kunagi varem kogu sinu eksistentsi ja olemusse, kogu aegade tarkusesse ja südamete südamesse. Sest mäletad, olid ju oodanud seda maagilist päeva, kus keegi oleks sind leidnud ja ühendanud ennast sinu tõelise olemusega. Vahest oleks see keegi esmalt näinud seda sädet su silmis või oleks ta märganud sinu hinge tohutut sügavust. Vast oleks see olnud keegi, kes oleks segaduses olnud punktid üksteisega jälle ühendanud, et oleksid ise endast siis tervikpildis paremini aru saanud. Keegi, kes oleks sind mõistnud, võtnud sind vastu ja igasuguse kahtluseta aidanud tõusta üles selleks, et elu oleks sulle saanud uued tiivad ulatada. Aga enam pole vaja seda maagilist päeva oodata. Ei sekunditki enam. Sest see keegi, kes seda kõike saab sulle anda ja näidata, oled sina ise.